Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. On möödas õnneks ajad, mil ainult mokasiin käis Mississippi rajal, ei rahu olnud siin ja röövlid öösel päeval ja verikaklus surm. Nüüd tulnud uued ajad, nüüd elu pole julm. Tere tulemast Ameerikasse, tsivilisatsioon. Turvalisus, rahu, vaikus, kaine peame jo. Tere tulemast Petersburgi, rõõmus meil ühes too. Kurja tegija või põgenenud neeger. Ära tule üles toon. Valge mees vabalt elab maal, kus õiglus suur. Valge mees vabalt valib, meeldib meil see kultuur. Tere tulemast Ameerikasse, valge tsivilisatsioon. Ära ahelaid sa karda, kui sa pagent pole või loog. Tere tulemast Ameerikasse, tsivilisatsioon. Turvalisus, rahu, vaikus, kaine peame jo. Tere tulemast Petersburgi, rõõmus meil ühes too. Kurja tegija või põgenenud neeger. Kurja tegija või põgenenud neeger. Kurja tegija või põgenenud neeger. Ära tule üles poon. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna otsestuudios Marek Strandberg, Ignar Fükk ja Priit Hõbemägi laulis, aga Allan Vainola Emajõe suveteatri etendusest Hakk pärit lugu Ameerika ja tõepoolest olid sellised sõnad veri, kaklus ja surm ja muud taolist. Tere tulemast Ameerikasse, nii öeldi kindlasti ka Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, kes reedel saabus Washingtoni selleks, et Valges Majas alla kirjutada kuulus või võiks öelda juba ka kurikuulus maavarade leping, aga need, kes vaatasid seda kohtumise otseülekannet Valgest Majast, kus olid siis USA president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski, siis need võisid oma silmaga näha, kuidas isegi taolisel nii kõrgel tasemel diskussioon võib ühel hetkel hakata kiiva kiskuma, sest päris alguses ju vestlus läks täitsa normaalselt, aga ühel hetkel toimus mingisugune jõnks, asi hakkas kiiva kiskuma ja lõpuks läks päris kraavi ja lõppes sellega, et Valge Maja peremees viskas Zelenski lihtsalt majast välja ja ütles, et too pole veel rahuks valmis. Igal juhul on see teema haaranud kogu maailma ajakirjanduse ja ma arvan miljardite inimeste tähelepanu, kui ma püüaksin kuidagi kraadida seda meeleolu, mis poliitika vastu huvi tundvate inimeste hulgas valitseb, siis et mulle tundub, et inimesed särisevad nagu vorstid pannil, sest iga päev ja iga hetk toob uusi täiesti hullumeelseid uudiseid, milleks mitte keegi valmis üle, aga hakkame nüüd seda kõike arutama. No ega ju asigi nägi selline välja, mida ju eeldada oligi, et kui ikkagi telekaamerate ees, nii nagu Ameerika presidendi administratsiooni soov oli, et teemat, mis ei ole kinniste uste taga läbi vaieldud. Ma usun täiesti seda, et see, mis teleülekandes nähtu meieni tõi, on tegelikult see köögipool, mis ilmselt veel hullemini kinniste uste taga aset leiab, kuidas vaieldakse erinevate asjade üle, siis on näost inimesed punased, susisevad, rahunevad maha ja jõuavad mingile kokkuleppele. Loomulikult seda enam telekaamerate ees sündida ei saanud, seal oli küsimus selles, kes peale jääb ja kõige kummalisem on see, et seda külakuhja ehitades ei olnudki võimalik aru saada, kes siis peale jäi. Nähtavalt Zelenski säilitas oma näitlejaoskuse tõttu oma positsiooni. See, mis teisel poolel juhtus, loomulikult hiljem selgus kõigile vabariiklastele väga meeldis, millisel moel Ameerika Ühendriikide president nende eest seisis, jutumärkides siis, aga see pilt on võib-olla see, mida ei oleks tahtnud keegi näha, ilmselt ka Donald Trump ega ka Marco Rubio ega ka
J. Vantse, mitte. Nii et see pilt on jah, nagu selles mõttes tavatu, mida ka paljud vaatlejad ütlesid, et midagi sellist ei ole nad Washingtonis enne näinud. No tuletame meelde, miks Zelenski sinna Ameerikasse Trumpiga kohtuma läks, selleks, et mõlemad pooled allkirjastaksid maavarade kokkuleppe, mille drafti või eelnõu on ka Ukraina valitsus heaks kiitnud ja see leping nägi ette, et luuakse ühine investeerimisfond, kus siis Ukraina poolelt on antud võimalus oma maavarasid selle investeerimisfondi poolt uurida, kasutada, aga mitte niisama, vaid ikkagi vastavalt turureeglitele ja Ameerika pool oleks siis seda omalt poolt rahaliselt toetanud, et ta oleks nagu funktsioneerinud, nii nagu muide on ka Tallinna linnahalli puhul mitmel korral Tallinna linn proovinud teha, et annab omalt poolt vara ja teiselt poolt on siis nii-öelda raha, mis selle nii-öelda päästmiseks on vaja teha. Aga ma mingil juhul ei tahaks peatuda või jääda seisma selle eilse Valges Majas toimunud üritusele, selle häälestuse või tooni juurde, vaid ma tahaks tuua välja just need kaks minu jaoks olulist asja, milleks see tüli või miks see tüli üldse tekkis. Ma olen veendunud, et mõlemad pooled alustasid koosolekut siirav sooviga, et see leping allkirjastatakse. Nõus, täiesti nõus. Aga milles oli 100% erinevust, oli see, et Ukraina pool oli veendunud ja sai ka kindlasti sellise mandaadi oma valitsuselt ja raadalt, et seal peavad sisalduma julgeoleku garantiid. Ameerika absoluutselt sellega ei saa nõustuda, sest tema jaoks see tähendab midagi sellist, mida ei ole võimalik selle konkreetse maavaradega seotud raamlepingu puhul fikseerida. See oleks olnud mingi muu teema, aga selles küsimuses ei saanud Zelenski mingisugust järeleandmist teha. Ja, aga vaata, seda ma lihtsalt ütlen, mida ma olen hästi palju kõikvõimalikke analüüsega lugenud Ameerika ja muust ajakirjandusest nüüd siin öö jooksul ja üks asi, mida öelda, seda tunnistatakse, et Zelenski soovis saada garantiisid ja mida öeldakse ka sellega seoses praktiliselt alati, on see, et kaamerate ees ei hakata siis uuesti võimlema. Et see leping oli läbi räägitud, see leping oli teises toas, seal oli laud, seal olid 2 siis kõnepukki mikrofonidega valmis, sealt pidi siis kohe mindama teise ruumi ja need asjad sellistel puhkudel räägitakse, naeratatakse, surutakse kätt ja siis esinetakse. Kas näod on nagu naeratavad või külmad, see on nagu teine asi, aga asi tehakse ära. Aga see, mida heidetakse Zelenskile ette ja siis nende analüütikute poolt on see, et ta väljus formaadis sellisel viisil, et ta hakkas rääkima, et tal on väga vaja siis muu hulgas, või mitte muu hulgas, aga eeskätt julgeoleku garantiisid. Ja see oli selline üks nendest asjadest, millele ta ei olekski saanud seal mingisugust jaatavat vastust, sellepärast, et teine pool ei olnud lihtsalt valmis sellistele küsimustele vastama. Ja ega seal ei olnud ükski pool valmis, et nii-öelda sõnakõlksudena muidugi jooksis, kui tähelepanelik vaatleja seal kuulas ja vaatas, siis ühe fraasiga Donald Trump tegi seda, mida ta võib-olla ei oleks pidanud tegema, aga võib-olla oleks pidanud tegema ja ta tegigi seda, ütles, et no näete, nüüd te näete, kellega meil on tegemist. Et see ongi täpselt piltlikult öeldes nii, nagu me kogu aeg oleme kahtlustanud. Ehk et see ei olnud kõige paremini kavandatud või vastupidi. Võib-olla see oligi niimoodi kavandatud, et Ühendriikidel oleks kergem siis ühest või teisest nii-öelda lepingukohustusest või mitte kohustusest mitte, vaid valmidusest nagu välja tulla ja see pilt oli üsna nukraks tegev. Nüüd küsimus ongi ju tegelikult selles, et need käigud käivad kogu aeg, igaüks Euroopas, maailmas, Venemaal, Hiinas, kõikjal tehakse selliseid käike, liigutatakse nuppe laual, mis tundub olevat juba, et siin on selge, venelased on vaenlased, need on sõbrad, nii edasi. Tegelikult see seis muutub kogu aeg. Ja nüüd
järgmised käigud ju tehakse täna, homme Suurbritannias, kus toimub siis Ukraina teemaline suur koosolek, konverents või kuidas seda iganes summitit eesti keelde tõlkida ja nüüd hakkavad peale liikumised Euroopas, sellepärast et oleme nüüd nagu ju vaatame asjadele pääle ja me saame aru, et ega ju ka Euroopa tööstused limpsavad täpselt nende samade maavarade peale ju keelt. Ikka tahaks nagu oma tööstust parandada, lihtsalt Euroopas on see lugu, et kui hakkaks või hakanuks näiteks Saksamaa, Prantsusmaa või Rootsi või kes iganes tööstusriikidest ütlema, et me tahaks, et mingeid maavarasid oleks käivitunud mingi rivaliteet. Tänasel hetkel võib-olla on isegi lihtsam see samm astuda just nimelt sellisel moel, et Zelenski teeb näiteks Euroopa riikidega eraldi võttes, kuna Euroopa Liiduga ilmselt ei õnnestu sellist diili teha, ja lähevad asjad hoopis teistmoodi ja Ameerika kulgeb oma teed pidi ja Euroopa kulgeb oma teed pidi, seda enam, et Ameerika Ühendriigid Euroopale koha on juba ju hoiatusena kõikvõimalike tariifide näol, tollimaksude näol ette näidanud. Kas sa nüüd natuke väljusid sellest hetkeseisust või see hetk on nüüd juba 3 aastat kestnud ja nüüd ongi küsimus, kaua see sõda kestab, 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat ja Ameerika pool on selgelt öelnud, ilmselt eeldades ja ma mitte ei õigusta, vaid ma lihtsalt proovin seletada seda, et sellises olukorras, nagu praegu Ukraina on ja uuesti kordan, kas see on nüüd veel 3, veel 5 või 10 aastat, Ukrainal NATO-sse pole mõtet loota saada. Ja järgmine küsimus on siis see, et kui see nüüd sõda kestab 3 või 5 või 10 aastat veel, sest nii ma olen aru saanud, Venemaale ei ole sanktsioonid mõjunud, sest need ei ole piisavad või neist saab väga kergesti mööda hiilida või et tal on omad liitlased ja maailm on üldse keeruline, et siis kes seda finantseerib, seda Ukraina vastupidamist, sest ilma rahata ta seda ei tee. Ja me oleme siin Eestis väga uhked oma nii-öelda poliitilisele tarkusele ja ka oskusele, et me seame kaitsekulude piiriks nüüd juba 5% ja me tahame olla sellega eeskujuks ka Ameerikale ja kõigile, aga ma proovisin nüüd arvutada, mida see tähendab tänases kontekstis, kui Eestil on kaitsekulude protsent SKP-st 4%, aga mujal Euroopa riikides on mõned alla 1,5, alla 1,2, igal juhul alla 2 ja selles kontekstis see neto Eesti panus ei ole mitte 1%, ei ole mitte 0,1%, on vähem kui 0,01% kogu sellest panusest, mida me Euroopa paneb kaitsekuludesse. Ja sellisena meie positsioon on küll meile iseenesest mõistetav ja meie hoiak on täiesti selge, sest meie, kui naaber saab võidu Ukraina üle, siis oleme ka meie ohus, aga ikkagi tekib küsimus, kes seda finantseerib ja tuletan ka meelde, et Ameerika Ühendriigid on seni andnud Ukrainale rohkem toetust kui Euroopa riigid. Kas see on nii? Ja see on nii. See on lihtsalt selle tõttu nii, et mis on väga oluline tähele panna ja sellest ma natuke ka räägiksin veel, on see, et see on relvade nominaalhinnas. Ja nüüd nagu tekibki järgmine küsimus, et see, mida 3 aasta vältel või tegelikult juba 11. aastat toimuv sõda Ukrainas on andnud meile, maailmale, on selle tõdemuse, et need relvad, mida on toodetud, on laias laastus sellises konfliktis, nii nagu me näeme Ukrainas, osaliselt kõlbmatud või igal juhul väga kallihinnalised. Ja nende kasutamine massiliselt käiks ükskõik millisele riigile üle jõu. Selle tulemusena on Ukraina kaitsetööstus tänasel hetkel umbes 600,000 inimesega ettevõtlus, üsna ulatuslik ja tegelikult selle probleemide raames on Ukrainast saanud tõenäoliselt Euroopa kõige võimsama armeega riik, kus on ka ilmselt tekkimas Euroopa kõige võimsam sõjatööstus. Juhtiv. Ja selles mõttes küsimus, et kust nad saavad raha, on ikkagi seesama, et senikaua kuni oht, hirm ja kõhklused erinevate naabrite tegevuse suhtes üleval püsivad, on kõigil, ka Eestil, muideks juhin tähelepanu, vaja mitte väga kalleid, vaid odavaid ja tõhusaid relvi ja piisavalt palju. Nii et see pilt, mis on nüüd nende mõne nädala või paari kuuga pärast Donald Trumpi ametisse panekut nagu välja ilmutatud, on minu meelest päris põnev.
ühtepidi natukene hirmutav, aga tänu sellele, et ei ole veel täiesti lootusetuks muutunud, igal juhul huvitav. Ma tahaks tagasi tulla korraks selle homse päeva juurde siiski, et meil neil, kes jälgisid siis uudiseid või kes vaatasid otse, väga paljud inimesed tõenäoliselt vaatasid otse seda kummalist pressikonverentsi, et nad said olla tunnistajaks sellisele ajaloo hetkele, kus väga olulised asjad muutuvad sisuliselt sekundi murduse jooksul. See on midagi taolist, et et sõidame autoga mööda teed ja kõik on nagu tore ja mõtleme, et kuhu me järgmisel nädalal sõidame võib-olla puhkusele ja siis vastusõitul autol lõhkeb esimene juhipoolne kumm, see paiskub meie ette ja sekundi murdusa jooksul on meie elu muutunud tundmatuseni ja see ei muutu enam mitte kunagi tagasi. Need on väga murdelised hetked ajaloos ja üks selline hetk kindlasti eile seal oli. Nüüd minu meelest on nagu oluline aru saada või püüda mõista, et mis seal siis nagu tegelikult juhtus, et need hüpoteese on juba siin 12 tunni jooksul hästi palju olnud, üks on see, et seati lõks lihtsalt Zelenskile selleks, et Ameerika juhid tahtsid ennast välja tagurdada sellest kummalisest kokkuleppest, aga ma ütlen jälle, et milleks siis kogu see tsirkus nende selle ettevalmistajad juba alla kirjutatud Ukraina poolt alla kirjutatud maavarade lepinguga või hea küll, kas või selleni välja, et oli siis vaja nagu neid broileri tibusid ja crème brûleed valmis teha, mis pidid siis pidulikul lõunal Zelenskile pakutama, aga kuskil käis mingisugune, nii et ma arvan, et see lõksu hüpotees ei ole nagu päris, et see ei ole nagu päris õige. Siiski mina jään selle juurde, see kõik oli planeeritud nii, et kirjutatakse see kummaline maavarade leping alla, et mis pidi olema selline raamistik, kus puuduvad detailid, kuhu hiljem hakatakse kirjutama juurde mingisugused lisasid ja omakorda käib kuskil kulisside taga mingisugune käteväänamine. Aga selles inimeste vahelises suhtlemises käis mingisugune krõks ja üks suur väljaanne pakub välja, et see krõks käis siis, kui Zelenski hakkas Trumpi ja J.D. Vance'i parandama. Nimelt juba enne siis Zelenskit käis seal ju Prantsuse president Macron ja käis seal ka siis Keir Starmer, Briti peaminister. Ja nad mõlemad parandasid Trumpi, kes esitas mingisuguseid väiteid siis Ukraina kohta ja Trump reageeris nendele üsna valuliselt. Ja nüüd, kui nad olid seal, ajasid seal juttu ja Trump või Vance ütles järjekordse fakti väite, mis tegelikkusele ei vastanud, siis Zelenski astus välja ja hakkas parandama ja tegi seda kokku 4 parandust ja seda oli näha, et see oli erakordselt vastuvõetamatu, eriti kui Trump ja siis juhtus see, et kui Trump ütles, et see on lugupidamatu, siis Vance, kes nagu tõsise tubli puudlina võttis kohe selle kondikese üles, ründas Zelenskit ja hakkas seda siis nagu kottima täpselt selle sama asja eest. Ja see oli nagu üks selliseid asju, mis nagu keeras selle olukorra nii üles, et enam tagasi ei saanud. Ja kuna ruumis olid kaamerad ja ajakirjanikud, siis seda asja ei olnud enam võimalik parandada. Pean ütlema, et ma seda eilset üritust telest korra hakkasin, või õigemini internetist järel vaatama, aga ma õige pea loobusin, sest see oli tülgastav ja see kogu see õhustik oli seal sõna otseses mõttes vastik. Aga mõned päevad tagasi ma pikalt nautisin Macroni ja Trumpi pressikonverentsi. Trump kulutas pressikonverentsi oma ajast kuskil 3-40% sellest, kuidas ta arutles ja kiitis, kuidas prantslased ikkagi ka Ameerika abiga said Jumalamaa kiriku restaureeritud peale seda tulekahju, kuidas see on nii tähtis nende sõprusele ja kõik, et Ameerikala said prantslastelt selle vabadussõja samba ja kuigi Macron tahtis muust rääkida. Aga samas, kui Macron neid parandusi tegi või kui ta suhtes, ta alati vaatas sõbralikult Trumpi poole ja enne seda, kui ta midagi kriitilist ütles, ta kiitis Trumpi kõiki tema ütlemisi. See oli, ma sain aru, et kunagisest panganduse suurkujust on saanud diplomaatias sõnaosavuse meister. Ja nagu ka Keir Starmerist. Täpselt. Ja see ongi üks osa sellest poliitikast, et sa pead oskama ka
ka oma kõige konkurenti või antud juhul partnerit, sa pead tema väärikust hoidma, hindama ja mitte tegema selliseid nii-öelda lastetoas ka välja treenitud ütleme, et Zelenski antud juhul ei olnud kõige teraapilisem või ehk diplomaatilisem ja loomulikult see on omaette küsimus, aga tänasel hetkel vaadake, head kolleegid, ju asjaolu, et see süütenöör kõigil Donald Trumpi valitsuse liikmetel ja tal endal on väga-väga lühike, et süütenöör süttib veel ennem, kui keegi üldse tikku tõmbab, on tähelepanuväärne ja see on meile täna teada. Kuidas sellega edasi minna, ei oska mina öelda, aga tõenäoliselt need käigud jätkuvad ja ilmselt jõutakse, ma ei imestaks üldse, kui kogu selle nageluse peale, kus lõrisetakse üksteise peale, jõutakse ikkagi tõsiasjani. $1 triljoni väärtuses maavarad on Ühendriikide majandusele suurema väärtusega kui mingi sõprus Venemaaga ja kuidagimoodi diplomaatilisi kanaleid pidi see kõik puustitakse üles ja ma ei imestaks, kui kas nüüd 6 aja pärast või lühema aja pärast või pikema aja pärast need samad 2 tüüpi saavad jällegi kaamerate ees kokku ja ütlevad, see ongi vaadake väga pingeline olukord olnud, me vabandame üksteise ees ja minnakse edasi. Selles mõttes pragmatism, äri ja kaubandus kaalub selles uues maailmakorras üle nii palju teisi asju, mida me peame väärtusepõhiseks, et meil ei maksa ka sellise tagajärje üle üldse imestada. Huvid on huvid ja tõesti Euroopa puhul võib sageli öelda, et Euroopa huviks ei olegi tema nii-öelda majandus või heaolu, vaid ongi väärtuste ees seismine. Selle eksportimine või importimine teistesse riikidesse ja Aafrikasse, mis lõpeb väga halvasti. Aga selle sündmuse puhul ma rõhutaksin seda, et see ei juhtunud eile, mis me nägime. See ei juhtunud ka paari kuu eest, kuidas Trump on nüüd võimule tulles hakanud käituma, vaid see sügav kriis, mis Ameerika Ühendriikides praegu on, mida siis ühelt poolt on nagu demokraadid ja teiselt poolt vabariiklased, mida on ligi 10 aastat see kohatu poliitiline süsteem nagu juurutanud ja kandnud ja toetanud. Mis saab veel haledamat olla kui see, et me nägime, et nüüd sellel presidendi valimiste demokraatide kandidaat oli Biden, kes oli juba nii-öelda raugastunud, kes ei sisaldanud seda usku, et Ameerika on suur, et Ameerika on maailmas juhtiv ka väärtuste suhtes. Et see allakäik on seal mingisugusel põhjusel pidev ja see annabki Trumpile selle eelise või võimaluse, et ta praktiliselt teeb, mida tahab, sest demokraatidel on seni ainult sõnad. Nad viimased 4-3 aastat ei ole kandnud seda vastutust, tõelist vastutust Ameerika eest. Ameerika pärast küsimus on selles, kas Euroopa oma väärtuspõhisusega ja paratamatult siiski ka üsna kopsaka majandusega, nii tarbimise kui tootmise mõttes, suudab nüüd tänasel hetkel olla see, kes ütleb, et jaa, et aga meie sõdime selle sõja lõpuni ja ameeriklased võivad teha seda, mida nemad tahavad. Oled sa kindel, et Euroopa ütleb seda või tahab seda öelda? Näiteks täna kogunevad Suurbritannias 18 Euroopa riigi välisministrid ja see, et sinna ei kutsuta Balti riikide esindajad, kelle sõnavõttudest oleks 100% +-0, et Euroopa peab sõdima seni, kuni Venemaa on andnud tagasi kõik maad, mida ta on agressiooni käigus vallutanud, Krimmi, tähendab, see teema ei kõneta enam. Miks me ei ole seal? Sellepärast ei olegi, et teatakse juba, mida me ütleme. Tegelik põhjus on selles, et see mingisugune sõel oli vajalik lihtsalt selleks, et me olime jälle selline collateral damage, et me olime nagu kaasnev kahju, sellepärast, et lükata sealt eemale Orban ja Fico, kes oleks kohe hakanud nagu Moskvale ette kandma, selleks tuli ka mõned teised väiksemad lihtsalt kõrvale jätta ja tekitada mulje sellest, et on mingi valik tehtud, aga ma tahtsin veel, sa ütlesid sellise kummalise asja, et see Ameerika mingi kummaline või see poliitiline süsteem, vabandust väga, tänavu on 250 aastat Ameerika revolutsiooni algusest, see on tohutu programm üle terve Ühendriikide, ühesõnaga see on üks edukamaid poliitilisi projekte üldse ajaloos, nii et see kindlasti ei ole kummaline, aga peab ütlema, et praegusel hetkel see vastuolud on jooksnud nagu tõepoolest, ütleme ummikus. Üks asi, mis ma selle teema lõpetaks, tahtsin veel
tähelepanu juhtida, on see, et see Trumpi kirjutis, mille ta avaldas samal hetkel, kui Zelenski oli majast väljunud, tal oli juba see valmis, juba tal oli see nagu üles pandud ja ta ütles seal sellise nagu huvitava lause, et mulle tundub, et see mees arvab, et kui et ta kasutab meid nagu oma huvides ära, et ta arvab, et me oleme nagu tema poolel, aga ma ei taha, et ta arvab, et me oleksime nagu tema poolel. Ma tahan rahu. Ja see näitab minu meelest väga hästi nagu seda tema positsiooni, et ja selgitab tema positsiooni ka Putini suhtes, et ma ei taha kellegi poolel üldse olla, ma olen lihtsalt selline nagu vabalt Peter printsiibi järgi vabalt õhus hõljuv apeks, mis ripub kõigi kohal, paneb jõujooned paika, liigutab planeete, aga ma ei ole kellegi poolel ja see on tõepoolest selline jumalik positsioon. Sinu öeldule lisaks 2 päeva tagasi pikendas Ameerika Ühendriikide sanktsioone Venemaa vastu. Kõiki sanktsioone. Jah, nii et see ei ole üldse nii, et ta oleks just nagu mingi Kremli pool. Aga samal ajal koos Elon Muski USAID siis blokeerimisega on blokeeritud $100 miljonit, mis olid määratud Ukraina energiasüsteemi ja elektrivõrgu ülesehitamiseks. See nüüd seisab, seda raha ei tule.